tere! On tulemas uus äge sett Dominaria Magicusse ja kohe tulevad ka pre-release'id. Selleks ma räägin teiega, et te tuleksite sinna. Preed tulevad siis laupäeval ja pühapäeval. On ka varajane pre-release, mis toimub juba reede öösel vastu laupäeva. See on vähekene võistluslikum. Laupäeval ootame kõiki osalema, on väga palju uusi mängijaid ja ma räägin sellest setist vähekene, et te saaksite ka aru, mis toimub, mida oodata ja nii edasi. Dominaria on see uus set, kus on 269 kaarti, on palju uusi mehaanikaid, on ka mõned vanad ja nii ongi. Näiteks esimeseks asjaks on saagad, mis on enchantmentid, mis kestavad 3 käiku ja tekitavad 3 efekti. Lisaks on uus mõiste nagu historic, mis sõlmab endas legendaarseid kaarte, on legendaarsed sorcerid. Tundub võib-olla keeruline, aga tegelikult ei ole mitte midagi. On ka reeglimuudatused, näiteks mingi Planeswalkeri asi. Planeswalkeri ei saanud tämmi teha, aga kuna keegi ei avada neid Planeswalkerid, siis see ei puuduta mitte kedagi. Peab olema kõige õnnelikum inimene maailmas, et seda avada. Aga jah, kuna meil on hea võimalus ja tuli toode kohale, siis ma saan ühe toote lihtsalt avada. Näiteks selle siin. Toode tuleb avada alati väga ruttu, et sul on rohkem aega pakki ehitada. Näiteks palju kiiremini kui mina praegu. Siin on selline karp, kus on sees üks life counter. Saab elust märkida, aga tegelikult ei peaks. See on mingisugune reeglipik. Õigemini see on õpetus, kuidas ehitada pakki, et mängida 15-18 looma. Mängida täpselt 40 kaarti, mitte rohkem. See võib tunduda mitte loogiline, aga tegelikult 40 kaardine pakk on parem, kuna sa tõmbad oma häid kaarte lihtsalt. See võiks olla 2-värviline, hõlmab endas 5-8 spelli, 15-18 looma, vastavalt see 17 maad. Ilmselt kui te olete vanem mängija juba, siis te oskate seda ise otsustada, kui palju täpselt õige on, aga uutega on jah see hea soovitus. Muidugi kõik määrab tavaliselt see kaardi hunnik, mis sa saad. Aga jah, siuke asi on. Siin on ka see õpetus kõikides olemas. Ja tavaliselt see on suht prügi, aga alguses võite läbi lugeda. Lisaks on pre-release'i pakis olemas selline huvitav 2 kaardist koosnev asi, mida ma kohe lahti teen. Siin on siis üks suvaline pre-release'i kaart, mis on harudane. Siin on ka kuupäev peal. Ja seda võib mängida ka oma pakis. Me saime Tempest Džinni, mis on päris hea kaart, vist kui sa oled sinine. Lisaks on üks legendaarne loom või legendaarne kaart. Me saime küll uncommoni, kuna mina avasin selle ja mul ei pea. Mõlemad tunduvad suht head kaardid. Lisaks on siis veel ka 6 boostrit. Nendest siis sa peadki see pakki tegema. Nüüd siis väga ruttu nüüd lahti. Sellised kaardid on siin. Saime veel ühe sinise harudase kaardi. Zahi, Džinn of the Lamp ja mingid uncommonid ja commonid. Nendega väga ei keskendu praegu. Menig of Dominaria, üks saaga kaart. See kaart ei tee väga midagi. Seda ei soovita mängida. Üks harudane maa, see on juba mõnes setis varem olnud, aga maa on vähemalt see, et kui läheb turniiri halvasti, siis vähemalt saite mingi raha tagasi. Veel üks maa. See on nüüd väga halb pakk tulemas siit, sest maid tegelikult ei taha väga saada see. Ja Helm of the Host. See kaart ei tee ilmselt väga midagi. Võib-olla teeb. Pre-release'iga on Sealtech. Sealtech on tavaliselt aeglasem kui draft. Ma loodan, et te teate, mis on draft. Kui ei tea, siis draftid toimuvad meil ka.
alates järgmisest nädalast reedeti. Aga siit tekkis, saab isegi need aeglaselt kaarte mängida, mida see Helm of the Host ka on. Ja viimane. Tuli veel üks must rare ka. Torgar, Famine, Incarnate. Me ei saanud muidugi mõista mütikuid ega foile, mis on täiesti tavaline mängijate puhul. Mainiks ka ära, et kui te ehitate oma pakki, siis te maid kaasa ei pea võtma. Maad on meil olemas. Jah, peate kasutama neid umbes 23 kaarti, mis te siis otsustate pakki panna. Ja jah, ma ehitan praegu siit mingi pakki valmis ja seletan sellest edasi pigem. Noh, ma vahepeal vaatasin siis kaardid üle. See hunnik siin kõik oli suhteliselt prügi. Siin polnud mängitavaid kaarte ja leidsin, et peaks mängima mustvalgeid kaarte. Ma vähekene proovin siin lõpetada selle ära kaamera ees. Mustvalge siis seetõttu, et ma sain 2 sellist kaarti, mis tunduvad enam-vähem ja must ja valge tundusid mõlemad, et seal vähemalt pole väga halbu kaarte, et saab kokku umbes 23 kaardise paki. Lisaks sain vist mõni rare üksik oli. Rare'id on siis need haruldased kaardid, mis on kõige paremad pommid. Pommid on head siin mängus, mitte päris elus võib-olla. Juba ma näen, et mõned kaardid on liiga kalli manakostiga, siis ma saan need lihtsalt ära visata. Et hetkel ma sain siis siukse hunniku kokku. Siin on 8, 12, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28 kaarti. Alati on lihtsam võtta välja mingid kõrgema manakostiga asjad. Näiteks siin on mul väga palju 6 ja isegi 1 8, seega ma võin lihtsalt need 6 ära visata. Neid pole vaja. Nüüd on 26 kaarti järel. Lisaks on mul siin päris palju 5 maksumusega. Siin on näiteks üks elevant, kes teeb midagi, mis pole väga kasulik mulle. Läheb jälle välja. Siin on 25 järgi. Siin on mõned halvad eemalduskaardid. Lisaks on see kaheldav kaart, mis hakkab midagi tegema alles pärast 9 mana raiskamist ja see on ka vist mõttetu, kui mul on piisavalt mängitavaid kaarte. Nüüd on vaja viimane väljaviskamine. Nagu näha, siis peaks nägema, et sa saad mängida oma kaarte nii 2., 3., 4., 5. kui ka 6. käik. Ja need peaksid olema 6. käigus tahad tõesti mängida kas 2 3-st või 1 6 või 5 on ju. Ja seda ma hetkel vaatangi, et see kurv näeks välja niimoodi ilus. Ja hetkel mul ongi vaja 1 kaart välja visata ja see on ilmselt see 4-2 loom, kes väga muidu midagi ei tee. Nüüd mul on selline ilus kurv siin, ma saan teha asju 2. käigul. Kui ma jään ka pidama, siis mul on ikka asju teha 3. käigul näiteks. Ma saan mängida 8 looma 3. käiguks näiteks. Kui ma ka 4. maad ei tõmba, siis vähemalt ma püsin vähekene aega mängus. Kui ma mingi põhjusega otsustan, et mulle see pakk ei meeldi, siis ma saan iga round muuta ära ja leida siit mingid paremad kaardid sellest oma ülejäänud hunnikust ja muuta lihtsalt pakki ära. Ja nüüd ma leidsingi selle, mul kahjuks siin ma arvan, et see pole väga hea pakk. Ilmselt mul jääb raskeks. Ja ma räägin väike kaartidest ka, siis esimene asi on saaga. Saagad siis toimuvad 3 kaiku järjest.
saad esimene käik saad selle kaardiga näiteks saad 1-1 counter esimesed 2 käiku ja kolmanda käigul annab see loomadele umbes 1 miljon omadust ja siis saad läbi lüüa teoreetiliselt. Lisaks on legendaarsed loomad, neid võib olla ainult üks laual korraga, kui sa mängid teise, siis üks neist sureb ära sinu omal valikul. Hetkel isegi see on oluline, sest et mul on 2 seda Arvat Cursti, sellega saab ilmselt mingi hea punni teha, sest sa ka arvad, aga ma ei oska. Jah, ma pean meeles pidama, et ma neid 2 korraga lauda ei pane. Nii, siin on legendaarsed sorcerid või instantid ma ei saanud, sest need on väga head kaardid. Loomulikult ma ei saanud neid. Ja jah, vähemalt ma saan siin loomi maha võtta. Ja nüüd ongi see, et kuna ma olen paki valmis saanud, siis on mul võtta veel maad. Maad on meil olemas tasuta, aga too kõigem tagasi muidugi mõista. Lisaks on mul vaja pakk ära kiletada. Kilesid saate isegi osta meilt 1 euroga, väga soodsalt. Ja kui ma olen sellega valmis, siis jääbki ainult oodata, kuni saab esimese vastandega mängida. Nüüd tulevikus, mitte tulevikus, jah, juba pre-ajal saab tellida endale ka toodet, näiteks boosterboxi. Kui sa tegid boosterboxi, siis saab siukse kaardi endale, mida isegi boosteritest ei saa. See on täiesti nii arvudane, et jah, kui tahate kindlasti seda kaarti, siis ostke box. Kui tahate lihtsalt oma kogu täiendada või boosterit lahti teha, siis ostke ikka box. Ma ei teagi, mis põhjusel see box ei peaks ostma. Jah, mis sa ikka oma rahaga muud teed. Lisaks on tulemas FNM-id. FNM-i saab craftida. Järgmiste 3 kuu ägedad foilid on siin. Ma ei tea, mis järjekorras on, vist on Opt on esimene ja siis on mingid teised halvemad või paremad kaardid. Igastahes neid saab tulevikus. Iga reede kell 6 toimuvad craftid. Esimesed paar nädalat on kindlasti väga nagu palju inimesi. Ma vist saan aru, et neid saab ise valida isegi. Miks sellist 3 võtad, seega ma soovitan võtta Castdowni, kuna see tundub kõige parem kaart. Isegi mängitav väikene. Lisaks on siis järgmine nädal on meil laupäeval on ka draftid. Seal saab siukse harudase kaardi. Zahi, Chin of the Lamp. No, tundub okei kaart. Ja saabki jutt väikene otsa, aga mängige jah Zahidit. Aha, mul öeldakse kaamera tagant režissöör ütleb, et Zahidil on uus kujundus, kui on legendaarne. Legendaarsete kaartidel on sügaval siuke mingi sakiline värk, et sa saaks nagu kindlalt üles leida vist, et sa mängid seda. No, vist aitab, ega väga vahet pole. Ja jah, kui te käite pre-release'i, siis laupäeval sai põhi-pre-release'iga saab võita siukse imeliku, ma ei tea, mis see siis on. No küllap võitja mõtleb välja, mis ta teeb sellega, siuke ilus kujukene. Keegi pani seda just umbes pool tundi kokku. Aga lõpuks sai hakkama. Veidi lihtsam kui 2-aastast Lego. Jah. Aga vist hakkamegi õpetama. Ja alati, kui on mingeid probleeme, siis pre-release'i saab küsida abi kogenumatelt mängijad, sõpradelt, vanemad, pojalt, tütrelt või koju helistada. Jah, ega mul muud pole öelda, et tulge preelia, see on kõige parem üritus Magicus. Ja kõik tulge, nagu ütlesid, sina eladest. Jah, davai.